See aeg on kätte jõudnud. See, mida me oleme oma hirmudes ja kahtlustes ja kõhklustes näinud, et võib-olla see läheb ehk mööda meie kultuurist ja meie maalt. Ei, see ei lähe mööda. Me ei saa ennast lahutada nendest riikidest, kust me saame palju head, aga kust me saame ka selle pasakraesse. Ma pean silmas Rootsit, Soomet, Lääne-Euroopa erinevaid ringkondasi, kus on see juba aastakümneid tavaks. Nüüd on see tungimas ka siia meie kultuuri. Ja küll, me kannatame selle välja, kui see meid, kes me oleme täiskasvanud inimesed, puudutab. Me suudame üle aktsepteerida, aga käes on aeg, kus kohas siin riigis legaalselt trükitakse selliseid asju, mis on suunatud meie laste, uue põlvkonna ajude pesuks, nende teadvusesse tungimiseks. Täiskasvanud inimese teadvusesse on võimalik tungida. See võib olla ka kaitstud teadvus, aga laste teadvusesse saab siseneda väga lihtsalt ja väga lihtsate meetoditega. Ja nüüd siin ja praegu ma loen siit ainult ühe tsitaadi. Sul on 2 isa, hüüatab Priidik. Ma ei teadnudki, et see on võimalik. Muidugi on, pealegi pole ma sinust kuigi erinev, sest ka minul on 2 vanemat. Kõht korralikult täis saab Priidik jälle teele asuda. Sellega on kõik öeldud. Niimoodi tungitakse laste teadvusesse, et rakendada jõuliselt neid elu, olemise ehk Jumala vastaseid printsiipe, mis on püsinud sellest ajast saadik, kui meid loodi. Ükskõik kelle poolt siis. Oleme me ürgmere mudast kasvanud ainuraksed või oleme me Jumala looming? See on igavene usu küsimus. Aga alati on olnud mees ja naine, ema ja isa. Ja nüüd 21. sajandil me oleme tunnistajaks, et siin vabas ühiskonnas hakatakse juurutama sellist saatanalikku möga. Priidik, mine sinna, kuhu sa kuulud. See jäi niisama uuesti, nüüd ei pilluta. See võib lehekülje kaupa näiteks vastu. Nüüd me oleme siia kogunenud ja naudime, kuidas sihukene väärdelik kirjandus siit ei põle.